Ma olen pannud mõned küünlad põlema täna, nagu sa näed, ja hingedepäevaga seoses panevad päris palju inimesi küünlad põlema. Mida see sinu jaoks tähendab? Kas on selline mälestamise märk, lootuse märk, või on see ka palve selle lahkunu inimese eest, tema hinge eest, et Jumal annaks talle rahu. Nüüd on selline nädalavahetus, et meil on olnud laupäeval Halloween, ühtlasi oli see ka reformatsiooni aastapäev. Täna pühapäeval on pühakute päev ja homme on hingede päev, kõikide hingede päev. Mõtlesin, et ma räägin korraks nende päevade tähendusest. Kõigepealt eile oli Halloween ja kuigi selle traditsiooni sisse on tulnud palju mittekristlikke elemente, näiteks kui keegi küsib komm või pomm, siis ei ole kindlasti see kristlik traditsioon, aga see, et inimesed riietuvad selliste surmade kostüümidega, see on tegelikult üks päris vana kristlik traditsioon, et naerdi surma üle, sest kristliku usu järgi siis küll me väga igatseme ja ka leiname nende üle, kes on läinud igavikku. Aga lõppude lõpuks võidab Kristus üle surma. Tema käes on surmavalla võtmed ja seetõttu saame igavese surma üle naerda, sest selle üle võidab Jeesus. See nagu Paulus kirjutab oma kirjas korintlastele, aga kui see kaduv riietub kadumatusega ja see surelik riietub surematusega, siis läheb täide sõna, mis on kirjutatud. Surm on neelatud võidusse. Surm, kus on sinu võit? Surm, kus on sinu astel? Aga surma astel on patt, ent patuvägi on seadus. Aga tänu olgu Jumalale, kes meile võidu annab meie issanda Jeesuse Kristuse läbi. Täna on siis pühakute päev. Oli ju nii vara kirikus, et mälestati neid märtreid, kes suri oma usu pärast. Esimestel sajanditel peale Kristus surma ja ülestõusmist kiusati kristlasi päris palju taga. Paljud märtrid olid ja alguses said kõik märtrid oma mälestuspäevi, aga lõpuks oli nii, et need märtrid oli nii palju, et ei olnud enam võimalik anda igale ühele oma märtripäeva, siis otsustati teha sellise asja nagu kõikide pühakute päeva, mis on nende kõikide pühakute jaoks, kellel ei ole mingit teist tähestamispäeva. Ja veidi hiljem jälle siis tuli ka selline päev nagu hingede päev, kus me mälestame mitte ainult neid, kes on nii-öelda kiriku traditsioonide poolt nähtud kui kindlad pühakud, vaid kui mälestati kõiki inimesi, nimelt hingede päeval. Kes on üldse pühak? Võib öelda, et pühak on see, kes oma elu, oma sõnade, oma surmaga osutab Kristuse peale. Võib mõelda, et neid ei ole vähe. Ei ole ainult eriti tähtsad ajaloolised inimesed. Pühakud on meie keskel. Kui Paulus kirjutab kogudustele oma kirjades, mida me leiame Piiblis, siis ta kirjutab pühadele. See on tegelikult sama kui pühakud.
ehk arvatavasti on meie koguduses ja paljudes kogudustes, paljudes riikides pühakuid. Pühak, teda võib-olla võrrelda kuuga. Teate, et kuu ju ei sära iseenesest, vaid see särab sellepärast, et ta suudab peegeldada seda valgust, mis tuleb päikesest. Ja samamoodi on pühakuga. Tema on see, kes peegeldab Jumala valgust, Jumala sära, kes alandlikkuses ja usus võtab vastu seda armastust, seda armu, seda rahu Jumalalt ja suudab seda kuidagi peegeldada edasi oma elus. Ta nagu 5 evangeelium. Tead, et meil on piiblis 4 evangeeliumi. Pühak on see 5 evangeelium, kes toob seda rõõmusõnumit Jumalalt oma sõnade ja tegudega inimestele, kes muidu seda piiblit ei avane. Ühe väikse tüdruku käes küsiti, et kumb on tähtsam, kas kuu või päike? Ja tema vastus oli kuu, sellepärast, et päike paistab päeval, kui nagunii on valge, aga kuu paistab öösel, kui on pime. Siis on see tähtsam. Kuigi me võime naerda selle loogika üle, ei oleks ju valge päeval, kui ei oleks päike, siis on midagi selles loos, mis minu meelest on tähtis. Nimelt on nii tähtis, et kuu särab või paistab öösel, kui on pime. Ja on nii tähtis, kui maailmas on pime, et seal on inimesi, kes peegeldavad Jumala valgust. Seetõttu on meil alati pühakud vaja. Pühak ei ole inimene ilma veata. Olge siis täiuslikud, ütleb Jeesus. See ka ei tähenda ilma veata olemine. See tähendab terve südamega olemine, mitte jagatud südamega olemine. Me oleme kutsutud selleks, et teenida terve südamega Jumalat. Ja ei ole vist ühtegi pühaku, kes on ilma veata, aga Jumal saab neid inimesi siiski kasutada ja peegeldab oma valgust nende kaudu. Jääme palvesse. Hea Jumal, me täname sind selle eest, et sina oled valgus. Me täname sind selle eest, et sina oled võitnud üle surma, et sinus on lootus ka, kui me kohtume surmaga. Sina oled võitnud selle üle. Sina tahad meile anda elu, valguse, armastuse, rahu. Isand, aita meid, tee meid alandlikudeks, et ei oleks nii tähtis meile näidata iseenda valgust inimestele, vaid aita meid nii, et me paremini suudaksime võtta sinu valgust vastu ja seda peegeldada. Seda palume Jeesuse Kristuse nimel. Aamen. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma paale paista sinu peale, olgu sulle armuline. Issand, tõsku oma paale sinu üle ja andku sulle oma rahu, Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen.